Päästesündmusel võivad olla inimeste elud ohus ja päästjate jaoks on need kõrge riskiga. Tulekahjudel, liiklusavariidel, õnnetustel ohtlike ainetega peab päästemeeskonna juht lühikese aja jooksul võtma vastu palju olulisi otsuseid. Tema olukorrateadlikkus võib määrata ellujäämisvõimalused, vara ja keskkonnakahjude ulatuse. Olukorrateadlikkus on keskkonnaelementide meeltega tajumine, nende tähenduse mõistmine ja ennustamine, mis hakkab juhtuma. Olukorrateadlikkus on tulemusliku otsustamise alus. See koosneb 3 faasist: info kogumine, infost arusaamine ja prognoos. Nii nagu päästemeeskonna juhi, nii on iga inimese olukorrateadlikkuse arendamine ja hindamine keeruline, sest seda saab teha ainult realistlikes olukordades. See sõltub olustikust, inimesest, ajast ja ruumist. Võimalik lahendus olukorrateadlikkuse arendamiseks ja hindamiseks on virtuaalsete simulatsioonide kasutamine. Need peavad olema lihtsad, kaasahaaravad, usutavad, sest ainult siis päästemeeskonna juht lahendab sündmust nii nagu päriselus ja me saame hinnata tema olukorrateadlikkust. Virtuaalseid simulatsioone kasutav õpe on kulukas ja aeganõudev. See nõuab muudatusi organisatsiooni tasandil, õpetajate koolitamist ja eripärast õppe- ja hindamismetoodikat. Tallinna Ülikooli ja Sisekaitseakadeemia koostöös me loome erinevaid virtuaalsimulatsiooni lahendusi selleks, et hinnata päästemeeskonna juhtide olukorrateadlikkust. Me küsime, kuidas saab tõhusalt kasutada virtuaalseid simulatsioone päästemeeskonna juhtide hindamiseks. Näiteks sellel päästesündmusel päästemeeskonna juht olukorrateadlikkuse esimeses faasis kogub infot kannatanute seisundi ja ohtude kohta, mis tulenevad liiklusest, tulekahjust ja kukkuvatest palkidest. Teises faasis ta püüab aru saada, kuidas need ohud mõjutavad päästesündmuse kulgu ja kannatanute päästmist piiratud ressursi tingimustes. 3. faasis ta saab aru, kuidas sündmus kulgeb ja teeb otsuseid. Peale sündmuse lahendamist me vestleme päästemeeskonna juhiga, milline oli tema olukorrateadlikkus sündmuse alguses ja kestel ning kuidas see mõjutas tema otsuste tegemist. Virtuaalsimulatsioonis saame harjutada väga erinevaid päästesündmusi. Päästemeeskonna juht saab harjutada lihtsaid päästesündmusi nagu prügikasti tulekahju kuni harva esinevate suurõnnetusteni nagu lennuõnnetused, raudteeavarii, massirahutused. Virtuaalsimulatsiooni põhine õpe aitab tal arendada otsustamist ja tänu sellele saab ta säästa inimeste elusid.